Täna oleme tagasi kohvimasinate juures ja kes siis on vaadanud minu videosid võib-olla sealt 6-7 aasta tagusest ajast, siis mäletab ühte seiklust. Aga täna oleme siis eestlaste jaoks täiesti tundmatu ettevõtte juures. Cecotec oleks siis eesti keeles võib-olla tal õige öelda. Hispaania ettevõte saanud suureks tegijaks just viimasel ajal. Mitte, et ma reklaami teeksin, keegi mulle sellest ei maksa, aga lihtsalt olin oma järgmise kohvimasina otsinguil ja jäi silma. Nagu ikka ülevaateid suht vähe, toode ise tundub väga äge ja vaatamegi lähemalt, mis karbis on. Piimakann. Antud masinal tuleb see kohe kaasa. Näeb äge välja. Nii, ma avan selle masina ära ja siis ma arvan, et vaatame juba siis ühiselt kõik koos, milline see masin on, mis ta teha suudab. Nagu näete, väga suur display on ees, tänapäeval mooduvärk ja vaatame siis ja mina ka maitsen, millist kohvi see teeb. Piimakann ja nagu näete, korralik klaasist asi, mitte plastikust. Et see oli asi, mis jäi mul ka juba ülevaadetel nagu silma ja siin on veel üks asi, mis jäi mul väga tõsiselt ülevaadetel silma. Kas on keegi näinud metallist piimakannu toru? Mina näen seda esmakordselt päriselus. Küll aga märkasin, et sellel masinal on selline asi kaasas täiesti vaikimisi. Ei ole mitte mingisugune plasmassist kõrs, vaid tõsine metallist toru. Kena klaaskann. Küll pisikene ja kirjas, et puhasta piimakann enne ja ka pärast ja kogu aeg. Võtame selle sildi maha ja puhastame ta siis ära. Nii, enam-vähem kõik on üles seatud. Vee panin sisse, piima panin piimakannu. Piimakann on 0,5 liitrine. Maks on siin peal, see on täpselt 0,5 liitrine piim sees. Et sellise suurusega. Ja mis ta hea asi on, üks on see, et muidugi, et ta on klaasist, teine on see, et tal on selline väike suletav nupukene siin peal, et saab kinni panna ja siis saab tõesti külmkapi selle viia niimoodi, nagu ta ongi. Mis iseenesest on päris hea funktsioon. Kaua see nupuke siin peal kestab, kui seda kasutada igapäevaselt, on muidugi ise küsimus, aga niimoodi esmapilgul on hea mõte. Ja see läheb tõesti see metallvoolik, metallotstega, väga kvaliteetne, läheb siia ilusti sisse, väga korralik. Vesi on sees, ma võtangi korraks selle siit eest ära veel, selle piimakannu. Veeanum on siin ees, mis on minu jaoks väga oluline, et ma vihkan kohvimasinaid, millel käib vesi siit tagant. Et kui siin peal on kapp näiteks või lihtsalt midagi ees, tavaliselt on köögi tasapinnas kapid siin, siis sa ei saa seda tihtipeale kättegi või pead kohvimasinat liigutama või mingit ollust tegema, mida ma olen nagu näinud, et inimestel on nagu probleemid, et ma tõesti vihkan sellist kohvimasinaid. Et kes on vaadanud siis seda, mis masin mul on olnud, siis need melitad, siis samamoodi külle pealt käisid lahti. Plõks tõstad natuke üles ja saad kohe kätte. See on nüüd väiksem masin nõksa küll, aga iseenesest näeb ägedam välja. Piim on sees, paneme kohvijoad ka sisse. Mõtlesin selle peale, et äkki peaks võtma hoopis läbipaistva, et siis on näha, milline ka kohv tuleb. Suuremad ja väiksemaid klaasikesi ligi võetud. Aga enne veel, kui tassi alla panen ja masina sisse lühitan, vaatan, siis veel korra vaatame, mis meil siin siis on. Piimakannust rääkisin.
ja voolikust, tavaliselt ei ole vooliku kohta mitte midagi öelda, aga siin on. Siis loomulikult on see osa siin üles liigutada, kus siis kohv läbi tuleb, eks ole. Siis peaks olema eraldatav magnetiga siit ja nii ongi, väga edev, hästi lihtne puhastada, lahti võtta. Selleks, et vesi kätte saada, peab olema kõige ülemises asendis. Ja ka siit puhastamiseks peab alati üles lükkama, muidu läheb siit ots vastu ja läheb küll. Siis siia tuleb siis kohv. Võrreldes näiteks Melitaga, mis on palju suurem masin, on see pisikene, aga mul oligi siia vaja väiksemat masinat. Siis korralik metallist ja muide mitte läikiv roostevaba, vaid harjatud roostevaba teras. Aga teisel pool on läikiv, saab mõlemad pidi keerata. Okei. Ma ei tea, aga kõik on pakendis, siin ekraanil on veel vile peal. Vesi koguneb siis siia, aga mina eelistan seda, et enamasti panen ikkagi tassi siia alla, kui ta loputust teeb. Aga teeme siis esimene sisselülituse ja mis on selle masina eripära veel on siin, et siin on 2 sisselülitamisnuppu. Üks peavoolulüliti on siin, füüsiline tugev lüliti. Läks käima ja teine on siin, standby nupp on siin. Et vaatame siis, mis ta meil näitab. Näen minagi seda esimest korda päris elus. Selle masina eeliseks ja ka puuduseks võib olla ühest ühtepidi. Eelis on see, et ta puhastab ennast kogu aeg, mis on minu huvi. Melita, mis mul see teised, mis te vaatasite vanemat review'd, samamoodi puhastas kogu aeg see suur masin. Eesti keel on olemas, väga hea. Okei. Masin soojeneb. Täidab ennast veega, ütleb ilusti. Süsteemis puudub vesi. Ahah, ta ei ole, see on esimene kord, ilmselt ta ei saa vett siit kätte siis kuskilt. Ma oletan. Nii. Jah, nüüd saigi vee kätte, sest see oli tõesti esimene kord. Järelikult oli uus aparaat. Nii, kontroll ütleb siin järgmise rattakese peal siin. Ja seda teeb iga kord sisse lülitades. Nüüd on soojeneb. Ja nüüd on veel viimane, kui selle juurde jõuab pärast soojenemist, on ka loputamine veel. Ja miks ta nii palju loputab? Sellepärast, et see masin ei ole üldse lahti võetav. Nüüd on loputusprotsess. Saate nii-öelda reaalajas aimu, kaua see aega võtab kõik. Päris pikalt tegelikult, et ütleme siin peaaegu minut võib see kokku olla koos selle loputamisega. Ja nii, tundub, et loputas kanast ära, peaks kohe andma siia linnukese siia ka. See võttis kindlasti minuti. Esimeseks, mis ma ütlen, vett on siin umbes vähemalt 4 tassi jagu. Ehk päris palju on loputusvett, mis tähendab loomulikult seda, et kui tassi alla ei pane, lasete siia alla voolata, siis tuleb seda päris tihti tühjendada. Igal juhul mõttekas siis panna eraldi tass ja seda on lihtsam tühjendada või mingi nõu. Aga masinas siis täpsemalt, mis siin kohe silma kargab, on loomulikult see suur display. Ja tõesti väga ilus. Kui olin masina valikul, vaatasin hoopis teistsuguseid mudeleid ja ei saa panna mitu tuba sisse näiteks.
siin on tõesti ainult ühe UA-kamber nii-öelda, noh nii nagu enamikel kohvimasinatel, aga väga uhke display, puutetundlik ja mis siin kindlasti teema on, no paneme tassikese siis alla, õigemini klaasi, et oleks läbi näha, milline tuleb. Espresso, americano, cappuccino, cafe latte, must kohv, piimavaht, kuum vesi, jahvatatud kohvist mingit asja teha, eraldi jahvatatud kohvi saab sisse panna. Kuumad joogid, ta teeb ka külmasid jooke, vajutame külmade jookide peale. Iced cappuccino, iced americano, iced latte, cold brew latte, iced americano ja cold brew kohvi. Nii, minule maitsevad soojad joogid ikkagi nagu õigele eestlasele, aga mis siin on, kui sa vajutad selle mingi toote mingisuguse joogi peale, siis saab seda jooki väga täpselt seadistada. Noh, vähemalt sama täpselt kui näiteks sellel põhimõtteliselt poole kallimal Melital. On ka lapselukk, seadistus, vajutamisseadistuse peale. Siin on nimelt personaalsed seaded, sa saad laadida, vaatame kohe, kas oli selles mudelist oli 6 seda nii-öelda tüüpi. Okei, siin on loputused, hooldused, informatsioon, ekraani puhastamine. Vajutad siia, see ekraan on mitte puutetundlik mingi aeg, saad ära puhastada ilusti. Nii, masina üldised seaded, joogiseaded eraldi, kasutajaseaded, näiteks vajutame siia. 6 inimest saab siia panna ja panna igale juurde ka näopildi, USB pulga pealt üles laadida ja siis teha oma joogid nii-öelda, et väga mugav. Nii, okei, me saame anda ka nime sellele siia, ma arvan. Nii, vajutame siia peale. Nii, okei. Salvesta. Ja läheme siit nüüd välja, mis me näeme, näete, siin üleval on siis minu nimi ja kui ma näopildis ja üles laon väikse thumbnaili, siis tuleb ka see siia nime kõrvale. Ja kui ma panen siia mitu kasutajat, siis neid tuleb siia mitu ilmselt, ma oletan vähemalt. Igal juhul nad on kergesti valitavad. Ja vaatame, kui vajutame siis cappuccino peale, annab valikud, siin on tohutult valikuid siis, mida saab teha, kui palju, kui kange kohv, kas siis eelniisutab eesti keeles on siis kohvi kogus milliliitrites ja lisaks kas intensiivnesus on siis kas mahe, kange või tugev, temperatuuritase, madal, keskmine või kõrge. Noh, need on umbes seal, mis nad olid seal kuskil seal 80-90 vahel seal mõne kraadist erinevustega on see erinevused seal. Ja piimavahtu, kui palju sekundeid, praegu on 30 sekundit, ma arvan, see on nii väike nõu, et siia 30 sekundit ei mahu, et tõmbame vähemaks, paneme siia mingi 10 sekundit äkki piimavahtu, vaatame palju see on. No 11, okei. Kohvi kogus 1-5, praegu on 3 peal, teeme sellega väiksemaks, paneme 2 milliliitrit 25 ja okei, valmista. Ja muidugi saab määrata, kas see on praegu nii-öelda seadistatav enne kui kohvi teed või ka tegemise ajal, et mõlemad variandid on. Et hakkab kohe nii vajutad hakkab tegema, siis saad veel sättida seda funktsiooni, mis pole veel käima läinud või mida parasjagu tehakse. Et väga lahedad funktsioonid ja tõesti ülimalt ilus masin. Liigutame piidulkult allapoole, kuna nõu on väiksem ja vajutame siis esimese kohvi. Näitab protsenti 15, 16, 17% ronib üles. Näeb väga ilus välja, nagu ikka, nagu kohv välja nägema peab. See oli tõesti väike tilk. Oleks vist võinud natuke rohkem. 70%, 73%. Ilmselt soojendab nüüd, võtab piima, jah. Võttis piima, soojendab seda oletatavalt.
ja esimene kohv on valmis. Kuna ta oli nii väike tilk, siis mingisugust eriti erisus ei tekkinud, aga muidugi jah, täitsa olemas on ka kerge vaht. Näeb ilus välja. Esimest kohvi maitsta on ikka hirmus, ei tea, kui tühi see masin on, aga miks ma rääkisin ennem puhastamisest. Nimelt andis kohe ettele kirja, et piimasüsteemi loputus, vihje, vajutage nuppu OK, et käivitada piimasüsteemi kiirloputus ja siin ongi tagasi või OK. Ja vajutame siis selle ka ära, selle loputuse, ja siis ma räägin sellest natuke täpsemalt. Ahah, see on kohe niimoodi, okei. See on juba põhjalik loputus, ma ei teadnudki. Ta ütles siin, et võta siit see ära, ta puhastab ka piimasüsteemi, kuna ma tegin piimaga toodet. Okei, teeme selle protsessi siis läbi. Näete kõik, milline see on. Nii, tundub, et kõik. Ikkagi üsna lühike protsess oli, et ei olnud midagi pikka ja mulle tundub, et ta hetkel ei lasknud siit tagasi midagi. Ma kohe vaatan siia alla huvi pärast, et kas ta lasi või ei lasknud siia midagi. Sest see on oluline teave. Ma ei tea, kus see nüüd tuli. Natuke on vett lasknud ja tilgake see lasi. Okei, et ikkagi lasi siit sellest ka torust ikkagi piima läbi. Ja võtan veel lonksu seda esimest kohvi, mille muidu võiks ära visata, aga lõhnab hästi, maitse on ka hea tegelikult ja loputus tehtud. Ja kõik kokk. Loputusega on siis see teema, et see masin ei käi lahti. Absoluutselt ei käi lahti. Mitte midagi pole lahti võetav. Ja tootja väidab, et pole vaja, neil on nii hea loputussüsteem. Noh, selles võib nüüd muidugi kahelda mingil määral kindlasti, aga elame-näeme, et mina olen hetkel masinaga rahul. Hooldust Eestist loomulikult sellele ilmselt ei pakuta, kuigi ma arvan, et kui see kuhugi viia mõnda, kuhugi, kes kohvimasinet hooldab, siis ta saab ka sellega hakkama, sest ega põhimõte on sabas, küsimus on varuosades, kui midagi peaks katki minema. Aga eks see on siis tulevikumuusika. Seetõttu eks ongi Eestis need jurad väga levinud, et hooldusteenus on siin väga tugev juradel. Ja noh, masinad ka ise muidugi väga head, et ega ei ole midagi öelda. Aga mind huvitavad ikkagi uued tehnikavideod. Jura minu meelest igav. Igav selline juramasin, mis näeb natukenegi sarnane välja, aga mitte nii ilus, maksab vist, ma arvan, mälu järgi pakun 2,500 vähemalt, kui mitte rohkem. See masin maksab 3 korda vähem ja ei ütleks, et ta teeb halvemat kohvi. Niimoodi vaadates ütlen, et näeb väga kvaliteetne välja, väga korralikud jupid, kuskilt midagi ei, nii-öelda, siin on veel uue masina, väikselt natuke kuskilt mingit pakendipuru. Väga kvaliteetne, ilus näeb välja, see siin kõik metall, see raam on küll plastist, aga see on nagu loogiline ka. See on metall. On vist jah, harjatud alumiiniumi kiht mingi või, tundub küll. Siin on plastik. Väga stiilne masin, ütlen mina. Ja eks siis näis, kuidas ta kestab. Ja kui ei peaks kestma, loomulikult tuleb ju video. Mind huvitab, milline latte välja näeb. Nii, piimavaht, cappuccino, latte. Paneme latte. Nii, kohvikogus 3, eelniisutust natuke. Vahtu 35 sekundit, okei. Vaatame, mis palju see 35 sekundit on. Ja mis ma veel sellega teen? Ma reguleerin seda jahvatuse astet. Praegu mul on siin 7 peal. Ma arvan, ma panen ta 5 peale.
ehk siis muutsin kohvioa peenemaks, jahvatuse peenemaks. Ja miks ma tegin seda jahvatuse liigutust siis töötamise ajal, sest see on juhendis kirjas. Mis on minu meelest ebatavaline. Üldjuhul see nii ei ole, aga selles masinas spetsiifiliselt sätestatud see nagu. Et loodame, et siis nii käib. Pool minutit piimavahtu, see on ikka puhas piim, ütleme nii. Ja loomulikult, kui saab vajutada katkesta, siin on nupp kohe, kui tahad vaadata, et no nüüd aitab mulle küll sellest, et siis rohkem ei taha. No ma ei jõua seda piima ära juua. 76%, ma nii palju ei taha. Et siin on juba tassi täis piima, et läheb liiale. Ja loomulikult stand-by taimerid, muud asjad, kõik on siin olemas, et nii, ma katkestasin, vaata, siis ta ei pakkunudki loputust kohe. Pakub ikka, muidugi pakub. Piimasüsteemi kiirloputus. Ma pean ikkagi selle vist välja võtma siit, eks ole. Okei. Ta tahab selle teha puhtaks alati, et sinna ei jääks seda piima. Oi, näed, unustasin ise ka tassi alla panna. Et siis alt vähem oleks valamist. Nii, ma näen, et selle metalli sees on ka ikkagi plastvoolik. Olgu siis ära märgitud, et see ei ole üleni metallist. Aga igal juhul hästi kaitstud, ütleme siis nii. Vaatame, palju siin seda sodi siis tuli, nii-öelda sodi. Võtame ühe paberi ja vaatame sellega ära. Võtame siit. Nii, lükkame üles, seda ei tohi unustada. Ja vaatame, mis meil siin on. 2 kohvi on tehtud. Natukene puru, siia mahub päris palju, ütleme nii. Sõltub muidugi kohvi sellest tableti kogust, palju sa seda lased pressida. Aga siin ütleme nii, et täitsa rahulikult mahub seda siia piisavalt. Nii. Küsib ilusti, kinnitage, kas kohvi jäägi anum tühjendati. Ja nüüd on ei või tühjendatud. Ma ei tühjendanud, järelikult vajutan ei, siis ta arvestab ikkagi seda kogust õigesti. Kui ma praegu vajutan tühjendanud, siis võib-olla hakkab hiljem üle ära ajama, sest ta teatab loomulikult, kui on siis see aeg saabunud. Nii. Maitseme siis latte ka ära. Pehmem küll, jah. Võrreldes cappuccinoga ikka puhas piimajook. Ja luristada. Vahtu on ka täitsa. Musikat pole käe pärast, aga on ka väike vaht peal ja. Ja. Väga okk. Ja siin on helendav nupukene, mis peaks ta siis välja lülitama. Stand-by'sse õigemini, vaatame siis, kui ma seda teen. 3 sekundit all hoida. Tuleb meelde, ma lugesin ma ütlesin, ma lugenud juhendit, valetan. Ma lugesin juhendi enne läbi, kui masin kohale jõudis. Nii. Kinnitage, kas soovite masina sulgeda. Jah või ei. Teeme siis jah. Ja nüüd ta teeb siis loputuse ja kõik asjad veel kord ära igaks juhuks. Ehk kui vahepeal ei teinud, siin näiteks tegi mitu tassi seda piimaga kohvi või muud kohvi ja siis jätsid loputuse ära, siis igal juhul enne väljalülitust ta teeb. Ja eks siis ole näha, kuna siin seda midagi eriti puhastada ei saa seest poolt, siis kuigi ma väga tahaks, siis eks see töökindlus on siis näha, kuidas sellega on. Nii.
ja tundub, et on loputuse lõpetanud. Ja tõesti, ta näeb loputusega vaeva, ma võin teile öelda, et noh, see tass, mis te siin minu käes näete, ma ei teagi, mis selle suurus on siin, kas on 200 milliliitrine, võib-olla päris ei ole, äkki on 150. See tass on siiamaani täis, 2/3 on juba täis, et praegu on täpselt see mugav hetk, kus ta tühjaks visata. Siia mahub sisse ainult see loputus, kui nüüd masin sisse lühitada, siis ta on juba enam-vähem ääreni, ma arvan, et ja tõesti, sodi siin ka sees on, järelikult midagi ta ära puhastas. Et olgu see öeldud, et tõesti puhastamine on siin A ja O, mis mulle väga meeldib. Okei, aga kõike head siis ja järgmiste kohvideni.